naiste kujutamise traditsioon Eesti vanemas maalikunstis on vastuoluline, kuna emantsipeerunud naisi on pigem vähe ja naist vaadatakse sageli anonüümse sümbolina või siis mehelike fantaasiate objektina. Meesterahvad maalidel tavaliselt töötavad, mõtlevad või poseerivad, kuid naisterahvad lihtsalt on. Vahel tundub, nagu oleks nad sattunud maalidele lausa pooljuhuslikult mööda minnes. Nende hoiakus puudub kunstnike soovil aktiivsus ja nad on pigem vaadeldavad kui vaatlejad. Maal on korduvalt eksponeeritud näitustel ning toodud ära ka Greenbergi monograafias. Olles portree, ent siiski kaugel selle klassikalisest lahendusest, kuna autor annab edasi mitte konkreetsete inimeste individuaalseid eripärasid, vaid pigem oma enda sõja-aastate hingeseisundeid, tehes seda läbi kahe mõtliku, mureliku ja justkui ajas seisatunud naise. Autor on tihti käsitlemas tõsiseid eksistentsiaalseid teemasid läbi naisterahvaste kujutamise, mis oli väljaspool tollaseid konventsioone, mil naistele omistati maalidel siiski kerglasemaid rolle. Aado Vabe elas alates 1930-ndatest justkui hingelises sisemigratsioonis, keeldudes oma töid eksponeerimast ning kujutades neil nii mõnigi kord pigem fantaasiatesse kalduvaid stseene kui tegelikkuse täpseid kujutisi. Käesoleva maali puhul ei pruugi olla välistatud, et ta on siiski maalinud modelli otse natuurist, kuigi interjöör tundub esmapilgul harjumatult argine. Vabele iseloomulikult töötab ta unenäolise ja reaalse piirimail. Meeskunstnike soovi luua pilte, kus ideaalset maailma väljendavad naised, lapsed ning loomad või linnud keset elus loodust ei ole haruldane. Nendes fantaasiates on domineeriv mehelik pilk, kes vaatab stseeni kõrvalt. Naisterahva puhul imetletakse sealjuures nii tema erootilisust kui ka emalikkust. Taevas lendavad linnud lisavad sellele stseenile ka lüürikat. Tüdruk rätikuga ei huvita okasta ajastu kriitilises tähenduses, kus autor viitaks portreteeritava sotsiaalsele staatusele või eluhoiakutele. Pigem võlub kunstniku kaasaegne maalivorm, tabamaks moodsate võtetega ühe suuresilmse tüdruku lummavat pilku. Okas rõhutab varjude ja kontuuride kasutamisega modelli särapära, aga ehk ka võõrapärasust.